Miks on vajalik olla rahulik? Ma ei pea silmas seda, et relax ja siruli maas, vaid seda just, et ma olen rahulik, ma adun täiega, mis toimub, ma olen siin ja praegu, mu mõtted ei lenda minevikus ega tulevikus ringi, on see, et mida rahulikumad me oleme, see paremini suudab meie aju ka lahendada kõikvõimalikke probleeme. Mida näitavad uuringud? On see, et näiteks kui teil on vaja mõelda pinge all välja mingit lahendust, siis te suure tõenäosusega ei suuda teha seda parimal moel. See tähendab seda, et pinge all me suudame genereerida keskmiselt kuskil 3 lahenduskäiku. Aga samaaegselt näiteks teete pausi, käite näiteks kuskil looduses liikumas. Miks looduses? Sest et looduse mõju meile on tohutult tänuväärne. Me oleme üles kasvanud inimestena ju looduskeskkonnas, ehk siis helid, lõhn, struktuur, kõik see on see, mis mõjutab meie aju rahustavalt ja mõjub seeläbi kogu meie olemusele rahustavalt. Ja vot nüüd oligi vaja kiiresti midagi teil teha, ei suutnud seda teha seal, tunnete, et üleväsimus võtab võimust ja nüüd, kui te lihtsalt siis lähete näiteks, jalutate ühe väikse ringikese seal pargis või metsas või kus te saate olla, siis samaaegselt nii-öelda seisundis daydreaming, nagu seda inglise keeles nimetatakse, ehk siis see on niisugune poolune niisugune olek, võiks öelda, ehk siis niisugune eesti keeles võib-olla oleks kõige õigem öelda unelev. Selles samas unelevas seisundis suudab meie aju kasutada kogu temas peituvad ressurssi, mis tähendab seda, et te genereerite tunduvalt efektiivsemalt, kiiremini ja loovamalt palju paremaid ideid. Ja nüüd põhiline trikk ongi selles, et aga kuidas ma siis saaksin olla rahulik, kui mul on niisugune kaos ümberringi. Ja see, kuidas fookust hoida, on tõesti keeruline tänapäeval, eriti kui sul on näiteks sotsiaalmeedia lülitatud niimoodi, et kogu aeg tuleb iga tõks ja tõks sisse sulle kõik teated. Või näiteks, et sa samaaegselt, kui sul televiisor mängib täiega, üritad siis teha mingisugust tööd, mis tahab saada fokusseerimist. Et see kõik on tegelikult mis hajutab meie fookust. Ja mitte seda, et me ei saaks sellega hakkama, me saame, aga aju eelistab ühte ülesannet korraga. Ehk siis, kui me teeme midagi fokusseeritult, olles nii-öelda siin ja praegu, sellepärast see siin ja praegu on niisugune kuldne lahend ja parim lahend. Ehk siis ma olen kogu tähelepanuga nagu tegevuse juures, mida ma parasjagu teen, laskmata oma mõtteid väga vabalt ringi uidata, siis on ka ju see ajakulu tegelikult sellele tegevusele lühem. See on huvitav, et see ajataju on meil väga subjektiivne. Et näiteks, kui me oleme flow's, ehk siis maksimaalse soorituse seisundis, siis me ei taju üldse seda, kui kiirelt läheb aeg. Ja me samaaegselt, mis näitavad need uuringud flow'st, kontrollime väga täpselt kõike seda, mida me teeme, igat liigutust, igat mõtet, igat soorituse elementi. Ja sellepärast, et seesama, et kui ma nüüd olen siin ja praegu, siis ma nagu peatan ka mõneti oma mõtte niisuguse voo, ehk siis neid uitavad mõtted, mis meil kogu aeg muidu peas käivad, ma teadlikult nagu võtan selle fookuse endasse või siis selle tegevuse juurde. Ja seda harjutada iseenesest ei ole nagu keeruline. Näiteks, kui te panete omal selle sama taimeri jälle käima ja nüüd hetkel aeg-ajalt, kui see siis teil seal mingi tirina teeb päeva jooksul, siis jälle võtate, et kus ma praegu mõtetega olen. Ja tõmbate ennast teadlikult, ma olen praegu siin. Nii, see, millega aju tegeles, see on juba toimunud või see, mida ta ette kujutas, mis hakkab toimuma tulevikus, see ei ole veel toimunud, ehk siis ma olen siin. Ja nüüd, kui ma võtan selle ühe tegevuse, millega ma näiteks tegelen, ütleme, ma ei tea, mul on vaja meilile vastata või mul on vaja suppi keeta, siis ma
võtan kogu fookuse sellele supile või siis sellele meilile. See on väga sihuke hea harjumus, mida iseendale tekitada. Ehk siis üks tegevus korraga. Ja kui näiteks on kiirus taga, et teil on vaja kiiresti mingit asja lahendada või näiteks te hakkate hommikul tööle hiljaks jääma, ütleme, ootamatuse tõttu, mis tekkis, sest ootamatusi tekib meil päeva jooksul väga-väga palju. Ehk siis teil oli oma plaan sätitud ja nüüd see lükati näiteks segamini, sest et näiteks keegi jäi hiljaks või tuli mingisugune ootamatu takistus. Siis seda sama tagasi võtta või ütleme sellises olukorras on üks variant see, kui te nagu ise endale, kui teisi näiteks ümber ei ole, ütlete nii, nüüd ma teen selle, nüüd ma teen selle, nüüd ma teen selle. Ehk siis näiteks kui te hakkasite kodust välja minema, et jõuda õigeks ajaks koosolekule tööle ja nüüd ootamatult helises telefon ja näiteks, ma ei tea, pereliige ütles, kuule, kas sa saaksid võtta minu selle asja, mis on seal kuskil kapis taga nurgas, siis eks ole, siis mõtlegi sedapidi, et okei, nüüd ma lähen, võtan selle asja sealt, nii, nüüd ma võtan oma arvuti, nüüd ma panen omale kingad jalga, nüüd ma panen mantli selga, siis ma lähen alla, panen auto käima, sõidan garaažist välja ja siis tegutsen edasi. Ehk siis, kui ma annan ajule konkreetse käskluse, nüüd ma panen kingad jalga, nüüd ma võtan selle sealt, siis ma sellega juba juhin selle käsklusega tema tegevust. Ehk siis tema fookust ja tema tähelepanu seeläbi, millega hetkel on vaja tegeleda, mis läbi ta lülitab selle ülejäänu nagu paremini välja. Ehk siis, kui sa mõtled ja ütled endale, et nüüd ma panen kingad jalga, siis samal ajal sa ei saa mõelda sellest, et äkki ma jään hiljaks. Ehk siis, see ka arendades nagu seda oskust paremini tähele panna, mida meil peas toimub, nagu ma eelmises loengus rääkisin, aga ka seda, eks ole, et võtta teadlikult fookust sinna, kus mul on vaja, ka see muudab meid tunduvalt rahulikumaks juba iseenesest. Üks, mida võib alati teha, on see näiteks, kui te hingate sisse, hingate välja ja teete selle väikse pausi pärast välja hingamist. Ja keskendute nüüd pausile, mitte hingamisele, vaid just pausile. Siis sisse ja välja ja nüüd paus. Veel sisse ja välja. Paus. Ja kui te paar korda seda teete, siis uskuge või mitte, see juba hakkab palju rahustavamalt mõjutama. Ehk siis, kui me oleme rahulikumad, suudame rohkem, suudame ratsionaalsemalt mõelda, suudame genereerida plaane, mis on meie jaoks head ja oleme vähem mõjutatud sellest, mis teevad teised meie ümber.